andmine avaliku bussiliiniveo riigihanke korraldamiseks. Ettekandja abilinnapea Valvo Tõnilas. Aitäh, lugupeetud esimees, head volikogu liikmed. Teie ees oleva eelnõu luba avaliku bussiliiniveo riigihanke korraldamiseks. Ja sisu poole peab nüüd nii palju lisada, et põhjus selles, et meil on olemas veokorralduseks luba aastaks 2017–2029, teadaolevalt linn on tänaseks pikendanud lepingut 8 aastaks tänase vedajaga ja oleme siis teie ees küsimaks uut luba järgnevaks 10 aasta perioodiks. Lisaks eelnõus välja toodule võin omalt poolt lisada, et meil oli väga tõsine arutelu ka linnamajanduskomisjonis ja suur tänu linnamajanduskomisjonile väga asjaliku istungi eest selles vallas ja väärib märkimist siinkohal võib-olla mõningad nüansid, mis siis on tänaseks hetkeks muutunud nii-öelda hanke tingimustes, et me endiselt näeme, et 10 aastat on kõige mõistlikum optimaalsem aeg. Oli komisjoni poolt ettepanekuid kaaluda lõunat perioodi ja oleme täiendavalt küsinud veel tagasisidet lisaks varasematele põhjendustele 10-aastase perioodi kohta koostööpartneritelt Rootsist Västerööse linnad, kus toimib nii-öelda munitsipaallalustel liinivedu ja linnas on suurusjärk sama nagu Tartus, 100 inimest ja Norrast Bergeni linnas, kus siis on ostetud sisse veoteenus. Ja mõnes nimetatud linnas on siis tegemist gaasibussidega ja küsitud on siis tagasisidet operaatorid, kes siis on reaalselt kogemusi. Ja meile laekunud kirjalikus tagasisides on tegelikult välja toodud, et mõistlik oleks kaaluda igal juhul mitte alla 10 aastast hankeperioodi liikust ja ühel puhul oli vastuseks 10–12, Västeröös siis kaalutud 14 aastatena. Nendel on tegemist munitsipaalettevõttega, meil on enda käest otsustada, kuna seda bussiparki vahetada tahavad ja Bergmann siis kirjalikus vastuses soovitab, et võiks 10 aastat olla optimaalne periood. Sellest tulenevalt perioodi liiklus jääb siis sarnase perioodi juurde, lisaks siis varasemalt põhjustada, millest on põhjalikult räägitud. Ja oli juttu ka nii-öelda siis liinivõrgu analüüsist, mis teadavalt täna paralleelselt on minemas riigihanke välja ka selles osas rahvusvaheline ja selleks on teinud omavahel saanud ja komisjoni ettepanek oli, et võimalikult palju kasutada sisendit, mida on saadud selleks hetkeks liinivõrgu analüüsi esmastest tulemustest nii-öelda siis hanke tingimuste kirjeldust. Kui ajaliselt siinkohal spekuleerida, siis saades tänasel istungil näiteks loa liinivõrgu bussihanke väljakuulutamiseks, siis hanke väljakuulutamisperioodiks ette orienteeruvad novembrikuu algust, hanke dokumentatsioon on suures mahus koos ja esimesi tulemusi ootaksime orienteerumalt jaanuari keskpaigast tuleval aastal ja nagu viimased riigihanked üle Eesti, võtame kas või Pärnu ja Võru näited on näidanud, et selliseid vaidemomenti on üles kerkinud, siis võib juhtuda, et ka see periood pikeneb ja asutakse siis nii-öelda läbi rääkima ja vaidlema vastavalt vajadusele. Ehk siis võib-olla jõuda eesmärgiga lepingusse järgmise aasta sügiseks, siis kindlasti selleks ajaks on meil ka mingisugused liinivõrgu analüüsi tulemused käes ja see annaks võimalusi korrektuure teha kuni selle hetkeni, kui hinnapakkumisi ei ole lahti tehtud.
selles osas peaks olema ka uks kenasti avatud. Ja teemadest, mida veel käsitleti, siis linnamajanduskomisjonis ja me informeerisime, et hanke tingimustes ainus suurem muudatus on olukord, kus me näeme, et me lisaks gaasibussidele me ei astu siit sammu tagasi, välistatud diisliga, bensiinibussidega küll on võimalik pakkuda veel keskkonnasäästlikumaid variante, nimetagem siis näiteks elektribusse või hübriid-, gaasbusse ja nii edasi. Ja suures plaanis oleks siis veel märkimisväärt asjaolu, et kui varasemas hankes oli meil toodud välja või teistes tingimustes välja toodud võimalik rikkumisperiood, kas allapoole siis 10% võimalus vähendada teenust ja ülespoole 20% võimalus suurendada teenust, et jätta nii-öelda mitte panna lukku liinivõrgu analüüsi, siis teadaolevalt meil vaidlustati see 20% selle klausliga, et kui näiteks Tartu linn paneb kohustuse hakkeperioodi viimastel aastatel suurendamaks siis liinivõrgu 20%, mis siis juhtub ja kuidas käitada ja selles valguses suheldes ka linnavalitsus õigusteenistusega me saime selge informatsiooni, et me võiksime ikkagi liikuda edasi 10+10 –10% suurenduse ja vähenduse osas ja vajadusel, kui liinivõrgu analüüs näitab, et suured muudatused on suuremad, siis tegelikult saab hankida juurde lisahankega teenust. Et need oleksid siis põhilised punktid, milles siis oli linnamajanduskomisjonis juttu ja nendest ka räägiti ja nende üle arvata. Aitäh! Küsimused ettekandjale kolleeg Veres. Lugupeetud ettekandja, linnavalitsus on seda hanget vaadanud busside vaatenurgast, et neid maksimaalselt analüüseerida. Mina ei ole buss, mina ei oska seda vaatenurga esitada, mina olen inimene, mina esindan inimese vaatenurga. Ja selle praeguse hankega kaasneb situatsioon on see, et liinivõrk on olnud kogu selleks hankeperioodiks kinni löödud. Paljud inimesed sõidavad ja kaasa arvatud sõidavad autoga selle tõttu, et busside liigumissagedus on väga harv ja need liinid ei ole sobivad. Ma saan aru, et nüüd inimeste jaoks lüüakse selle pikemaks perioodiks kinni. Et selle hankeperioodi jooksul hakkab olema samamoodi, nüüd me teeme seda liinivõrgu ümber, eks ole, ja siis niimoodi läheb 12 aastat. Ega see ei ole ikkagi natukene lühinägelik olukorras, kus me soovime just, et inimesed rohkem ühistransporti kasutaksid ja nii edasi, kõik toredad asjad, mida teha. Aitäh, hea küsimus. Jah, esiteks ei räägi perioodist 10+2 aastat, kuna 2 aastat lepingu pikendamist on olemasolevate tingimustel. Me räägime ikkagi aastast 2019 ja aastast 2029 ja ette on öeldud selles hankes siis kahe suurusega busse, 12-meetriseid 45 bussi, 19 bussi, siis 18-meetriseid kõrtsbussi. Ja me teame tänased kitsaskohti on busside sagedus, et siis intervall ja teine on busside mahutavus tipptundidel ja teatud liinidel ja selles osas võrreldes tänase 9-meetriste, 12-meetriste ja 15-meetriste bussidega, siis meil peaks olema oluliselt parem mahutavuse võimalus tulevikus ja kindlasti me saame ka olulisi tulemusi liinivõrgu analüüsi, mida saaksime käsitleda just nimelt liinide kulgemise osas täitmisel. Aitäh! Kolleeg Laurson, aitäh! Ja ettekandja, siin on ära piiritletud
maagaasiga kütuseliik, aga emissioonivaba, täiesti emissioonivaba kütus on vesi, mille peale on läinud või soovib pärda, kes ülejärgmisel aastal juba annab tööle vesiniku töötavad bussi, kusjuures selle projekti raames tegutseb ka Tartu Ülikool ja aitab meil vesiniku Tartu tuua. Et minu küsimus on see, et kui me paneme 10 aastaks lukku arengu maagaasi peale, siis me ei saa ilmselt kasutada emissioonivabad kütust, kui see on juba nii kaugel areng või miks me võiks loodprojektina sellesse hankesse sisse tuua, et mingi osa busse võiks siis töötada vesinikuga ja ka Tartus võiks vesinikujaam arendada. Selle võiks eelnõus lisada, et see võimalus oleks olemas. Aitäh! Mina olen kursis Pärnu tegemistega ja esiteks täna on plaanis teie poolt välja tulnud ajaperioodil käivitamine vesinikust projektiga ja Tartut on kutsutud ka sellesse töörühma kaasa lööma ja me tõsiselt kaalume seda, aga küll mitte mingeid kohustusi võttes, lihtsalt informatsiooni pärast. Ja kui täna vaadata vesinikbussi hinnasilti, siis see on suurusjärgus 800 000 eurot, kui gaasibussi hinna 250 000 margist. Ja me ei tea, kas ja kuidas riik siin valdkonnas plaanib ka toetusi ja nii edasi. Me üritame ikkagi jääda realistlikusse suunda nii majandusliku poole peal ja selles valguses me arvame, et ka 100% gaasibusse Tartu ühistranspordis jätab suure ökoloogilise rohelise jalajälje igal juhul Eesti ruumi. Ja nagu ma eelpool välja tõin, siis pakkujal on võimalus ja õigus pakkuda soovi korral elektribusse, hübriidbusse, vesinikbusse ja nii edasi uusi tehnoloogiaid, kui ta soovib seda teha. Tal on võimalus, nagu ka tänane periood näitab, et vedaja soovib ja on alla kirjutanud lepingu mannitehasega detsembrikuus tuua liinile 3 muud gaasibussi Tartu liinile. Ja selle koha pealt sellised otsused on ainult tervitatavad, kui need sammud on keskkonnasäästlikumas suunas ja vedaja suudab enda jaoks selle majanduslikult nii-öelda ära manageerida oma marginaale ja kulupooli kalkuleerides. Aitäh! Kolleeg Laurson, teie küsimus. Aitäh! Ikkagi selle koha pealt, et teie jutu järgi nagu Pärnu sooviks kasutusele võtta liitbussi, mis maksavad 4 korda rohkem kui tavabussid, see tundub väga ebatõenäoline, et see meil nii on, kindlasti saadakse kuskilt raha. Kas majanduskomisjonis on arutatud vesinikubusside kasutamisele võtmist ja seejuures ka kaasatud Tartu linnas olevaid eksperte samast teemjoonest, kes sellega tegelevad, selle vesinikukütuse loomisega ja teised selle vesinikubusside arendamisega tegelevad, et me oleme nagu innovaatiline riik, aga tundub, et me jääme asjata kartusega tagantjärgi. Sellist asja võiks majanduskomisjonis arutada ja ka volikogu tutvustada. Sõnavõtuvoorud tulevad teile. Aitäh! Jah, ega põgusalt on arutatud ja põhjalikult on arutatud ka nii-öelda osakonna linnavalitsuse tasemel, kuna projekti eestvedajad on käinud Tartu linnavalitsusega, osakonna linnavalitsuse esindajatega kohtumisel ja tollel hetkel oli nende nii-öelda majandusmudel üles ehitatud Euroopa Liidu toetusel. Ja ei olnud selgeid aluseid, et hakkame selles osas tööle või katame kõik hinnavahet ja nii edasi. See on ikkagi tänases kontekstis nii-öelda pehmelt öeldes soovilik ja me väga loodame, et praegu selles suhtes õnnestub ja
on siinkohal nii-öelda pilootprojekt. Ja ega me ei tea ka täna tulemusi, mida Tartus pakutakse. Me näeme väga selgelt täna, kui on diiselbussid ja meil on 5 gaasibussid täna liinil, kui lisandub 3 juurde. Uues hankes võidakse pakkuda ka elektribusse näiteks või hübriidbusse ja kombineeritud projekti gaasi pluss 5 elektribussi või tuleviku suhtes ja nii edasi. Me jätame ikkagi selle nii-öelda võimaliku tuleviku operaatori pakkumisvõimaluseks ja me siinkohal ei lähe piiri seda seadma, et võiksid olla vesinikbussid või peaksid olema mingid muud kütteviisid. Meie piir on selge paika pandud, et baasis keskkonnasäästlikuma poole kõik pakkumised on teretulnud, see küll ei anna kahjuks lisakoonust, aga allapoole sellest me kindlasti ei lasu. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Siis palun pulti linnamajanduskomisjoni hea koostöö juhataja ja kolleegid. Ma alustaks sellega, et palju tõesti käsi, kes ei ole täna autot kasutanud. Ja tõesti need käsi, kes on täna ühistransporti kasutanud, Tartu linna ühistransporti. Meil oli linnamajanduskomisjonis selle teema mitmekordsel arutelul ja selline ütlemine, et Tartu ühistransport on hea siis, kui Toomas Kamp kasutab Tartu linna ühistransporti. Võib keegi väga teise kohta. Ma mõne väikse abina ja tegi väga põhjaliku ülevaate, tegelikult rääkis ka kõik selle juba ära, mis linnamajanduskomisjonis oleme rääkinud. Ja võib-olla üks oluline asi, mis tõstatus, oli seesama hankeperioodi pikkus. Ja tegelikult me sellega välja ütlesime linnavalitsusele, et me ootaksime võimalikult head tänase informatsiooni põhinevat võimalikult head argumentatsiooni, et miks 10, miks mitte 8 ja selles olukorras me oleme, et ühel pool on argumendid, majanduslikud argumendid, et kui periood on pikem, siis mõjutab hinna jaoks hästi ja kui ta on jälle lühem, siis anname võimaluse, et mingiteks innovatsioonideks, mida me täna ei oska ette näha. Ja täpselt sama targad me oleme. Meie linnamajanduskomisjon jõustus 10-aastase hankeperioodi liiklusega. Aga me ei saa öelda, et meil oleks väga selge vastuargumendi 8 või midagi sellist. Sellega me jõustusime. Ja teine selline asi, mis võib-olla väärib lisaks ära märkimist, on see, et eelmises hankes meil oli tõesti sees hanke käärik või võimalus hinda ümber otsustada perioodi jooksul siis 20% vähenema suunas või 20% kõrgema suunas ja praegu tegime ettepanekud oleks siis, praegu oli linnavalitsuse ettepanek 10 ja 10 ja ettepanek 10 ja 20. Ja nüüd linnavalitsus taas osutas sellele, et see oli ka eelmise hanke üks vaide küsimus ja et vajadusel saab teha täiendava hanke. Ja üks peamine argumentatsioon on meil tõesti see, et need 2 asja nagu liinivõrgu analüüs, millele ka Jüri Kõre osutas, et see läheks tõesti lukku, et nüüd ei saa midagi muuta, et tegelikult otseselt lukku ei lähe, sellepärast et liinivõrku võib muuta, küll aga pannakse lukku mingite võimalike muutmise piiridega liinikilomeetrite hulk. Et meie mure oli samuti, et see liinivõrgu analüüsi töö ei läheks vett vedama, et me nüüd leiame mingi palju parema lahenduse ja samas siis bussiliiniveo hange ei anna meile selleks võimalusi. Ja hetkel saime selle vastuse vajadusel tehakse täiendav hange. Ja meie komisjon oli selle poolt, et bussiliiniveo hange võiks selliselt välja minna. Aitäh! Kas on küsimusi kaadetevendele? Aitäh! Sõnavõttu soove laekunud ei ole. Oleme repliigide juures. Kas on repliigi soove?
aitäh. Mina ajan ikkagi nii-öelda oma joru, mis majanduskomisjonis sai juba kord tõstatatud. Aga minul ei mahu pähe see, kuidas bussidesse ära mahutada selline hulk rahvast, nagu siin eelnõus võivad kõik kolleegid lugeda. Meie eesmärk on see, et oleks elanikkonnale reisijatel mugav sõita. Siin on huvitaval kombel võimalus eelnõu õiendist lugeda. Meie järgime Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiive, siin on mingisugune 2046 EÜ ja selle direktiivi täienduses ja paranduses sätetatud M3 kategooria klass 1 sõidukitele sätestatud nõuetele on viidatud sellele, et bussi vaba põranda pinna seisukohtade arvestuse aluseks on 7 inimest ruutmeetrit. Komisjonis sai seda juba korra arutatud ja majandusosakonna juhataja Veli Aag ütles, et 3 tükki peaks küll ära mahtuda. No ma olen sellega nõus, jah, ruutmeetrile 3, aga 7 ruutmeetrit. No kallid inimesed, ma tahaks näha, kas tõega siin saab. Ma arvan, et siin oleks neid ikka kas need read eelnõus lihtsalt ära jätta. Aitäh. Repliigo. Linnamäe-komisjon oma otsust teinud. Lõppsõna, ettekandja, kaasettekandja, fraktsioonid ei näe. Nüüd panen hääletusele. Kes on seda meelt, et eelnõu esitatud vastu võtta, palun hääletada nüüd. Poolt